meil tekkis 2 töörühma. Väga hästi tasakaalus, et üks töörühm tegeles rohkem selliste üldfilosoofiliste küsimustega, nagu et miks üldse Eesti oma pilti teeb, miks üldse oma kutsete kaart ja teine töörühm, mis tegeles pisut praktilisemate küsimustega, et vaadates siis seda olemasolevat IKT tegevusala kutsete kaarti, mida tuleks seal siis nii-öelda disainida, et meie algne küsimus oli, et milliste kutsete võrra peaks seda kaarti täiendama või et mis on oluliselt puudu, aga see küsimus pisut laienes. Ja kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis sündis meil 2 ettepanekut. Ühelt poolt siis ettepanek väga konkreetne, et nendesse töörühmadesse, kes kutsestandardeid välja töötavad, on vaja õigeid inimesi. Ja härra Priit Raspel seebist on oma hinge siis kuradile müünud ja loodetavasti siis innustab ka teisi kaasa lööma. Et igal juhul siis panna kokku ka niisugust laiemat pilti, nagu näiteks täiendada kaarti siis võib-olla ka mõnede selliste kutsete võrra nagu IT-juht, kus siis tekkis vaidlus, et kui meie ütlesime, et täna on kutsete kaardil sellised puhtad IT-kutsed, et siis diskussioon tekkis selle ümber, et kas IT-juht on puhas IT-kutse või ei ole puhas IT-kutse. Et töörühmast jäi siis kõlama, et ikka on, aga selle üle võib edasi vaielda. Ja nüüd nendest üldisematest küsimustest ikkagi tõusetus ka mure selles suunas, et kas nüüd just kutsestandardi või mõnes muus vormis, aga tuleks siiski rohkem tunda muret ka selle üle, et milline on ühiskonnas IKT kompetents kui selline üldse. Et pidada silmas mitte ainult siis ka neid puhtaid IT-kutseid, vaid siis ka muid elualasid. Ja teiselt poolt teine filosoofiline küsimus, et kui me teeme oma pilti ehk et oma tegevusala kaarti, et kas see võib-olla piirab näiteks meie noorte koolilõpetajate võimalusi kusagil siis Euroopa Liidus või näide oli näiteks siis Saksamaal, eks ole, endale tööd ja rakendust leida, et ajame justkui oma kitsast asja. Et kah asi, mille üle mõelda. Ja tegevusena siis lisaks siis töörühmadele õigete inimeste värbamisele jäi üles ettepanek, et ITL peaks rohkem tähtsustama põhikooli ja gümnaasiumi IT-õpet, mille kohta Jüri kommenteeris, et seda tegelikult ka juba tehakse, aga võib-olla siis siin on see koht, kus rohkem seda tegevust kommunikeerida või midagi niisugust, et pole jäänud ehk võib-olla päris igaühele täna siin kõlama, et see on üks olulisi tegevusvaldkond ITL-i tegevuskavas. Et nõnda palju siis meie töörühma tegevustest. Kas keegi töörühma liikmetest tunneb, et asju on valesti tõlgendatud? Vaikus. Nii, võtan korraks mikrofoni selle... Ole hea. Ops! Ei midagi. Minu viga. Osalesin esimeses töörühmas ja oli sellest ITL-i poolt tähtsustada põhikooli gümnaasiumi IT-õpet, et ma isegi paneks selle ettepaneku, et selles kutsestandardite nimekirjas võiks olla IT-õpetaja. Ja põhiprobleem võib-olla selles, et praegusel hetkel õpetaja kui selline on magistriõppe tasemelt ja põhimõtteliselt ei ole nagu vahet, et õpetaja kutse saab ainult see inimene, kes on siis magistriõppe läbinud. Aga võib-olla oleks ka IT-kolledži lõpetajal õigus saada õpetaja kutse, aga ainult siis, nagu öeldakse, IT tasemel. Et selline on ettepanek. See on ka magistriõppe. Jah. Aga et võib-olla ei oleks põhikoolis 13-14 aastatele võib-olla vaja või oleks mingi võimalus natuke lihtsamalt siseneda. Aitäh. Ma ei taha algatada küll diskussiooni sellel teemal, aga head kolleegid, ma juhin tähelepanu niisugusele asjale, et vähemasti soomlased ja paljud teised nende jälgedes rõhutavad seda, et Soome haridussüsteemi võidukäigu, kui nii võib öelda, üheks alustalaks on see, et alates lasteaiast kuni sinna sama gümnaasiumi lõpuni või kuhu mujale kõigi õpetajate puhul
peetakse seda magistritaset niisuguseks normaalseks sisenemise tasemeks, aga arutleme sellel teemal, see oli lihtsalt esimene mõte, mis pähe tuli.